Tehenua Enata, meeste maa, paik, kus on säilinud puutumatus, ürksus ja ehedus. Marquis saared on üks Vaikse ookeani eraldatumaid paiku. Siia ei satuta mööda minnes. See on koht, kus aeg liigub aeglasemalt ja kus inimene peab end uuesti paika panema. Koht, kus elamisel on tähendus sõna otseses mõttes. Marquiidel on elu tihedalt seotud loodusega. Toit tuleb maast, merest ja puudelt. Rütm päevast ja ilmast. Hobused ei ole siin vaatamisväärsus, vaid osa igapäevasest liikumisest ja kasvamisest. See on lihtne, aeglane, aga päris elu. Siin ei kujunda keskkonda inimene, vaid vastupidi. Merd ja ümbritsevat tuleb austada ning selle rütmiga kohaneda. Kuule, me oleme krevetti püüdma. Vaata, millega? Sellega. Aitan, ateista merel ei ole, vatuviival ka ei ole, olgu nad nii õrmikud lahed, aga millegi sa pead uskuma, kui sa sellises keskkonnas elad ja ellu jääd, sa pead midagi uskuma. Ükskõik kellele, kus sa seda kirjeldad, ükskõik kui hea kirjeldaja sa oled, siis ei jõua sellest võtta niisugust osa, protsendikest ka ei jõua kohale, mis see tegelikult on. Täiesti uskumatu. Ta on ikka, no ei oskagi kohe öelda, mis asi ta on. Vaatad ringi ja mõtled, et niisugust asja ei ole olemas. Ma olen täna siin üksi olnud mitu tundi selle kose all. Lihtsalt lesinud siin kivi peal, käinud, kümmelnud selle kose all juba päris mitu korda ja lihtsalt vaadanud selle vee kukkumist. Siin on viigipuud olnud kogunemispaigad ja kivid hoidnud mälestusi põlvkondade kaupa. Pühad paigad, vanad tikid ja majade asemed jutustavad ajast, mil elu, loodus ja vaimne maailm olid lahutamatult seotud. See on kultuur, mis ei ole kadunud, vaid elab edasi liikumises, rütmis ja hääles. Mõned teekonnad ei lõppe seal, kus reis läbi saab. Need liiguvad vaikselt, koos sinuga. Aeg on sammud edasi seada, uutele rännakutele ja uutele avastustele. Aga neid kõiki jääb saatma see, mis markiisidel kogetud. Vaikselt, märkamatult, kuid pikaks ajaks.